Siin minu selja taga on Mustamäe elurajoon, mida hakati planeerima 1957. aastal. Esimesed meile nüüdseks juba sedavõrd iseenesestmõistetavaks muutunud paneelmajad valmisid 1964. aastal. Kuidas elavad inimesed selles anonüümses elukeskkonnas? Kutsun teid rännakule mööda Mustamäe paneelmaju. Lähme tutvume kohalike elanikega, kes oma elupäevi üksinduses ja elust võõrdununa mööda saadavad. Otsime üles 6 kõige kuulsamat Mustamäe elanikku. Videoõps alustab. Teeme tutvust meie tänaste kangelastega. Äsja lahutanud luuletaja Eero, melanhoolne unistaja, kes kardab õhtuti magama jääda. Eero on hajameelne, heatahtlik, aga pisut kergeuslik meesterahvas, kes suhtleb kunstiinimestega. Üksikema Laura töötab telefonivõrgus. Vabal ajal vaatab seebikaid. Laura on heausklik naisterahvas, vahel pisut naiivsevõitu. Laura poeg Peeter, sündinud ja üles kasvanud Mustamäel. Peeter veedab palju aega üksinda kodus, jälgib hoolega ümbritsevaid inimesi. Poissmees Theo, ametil šveitser, kes loodab karjääris astuda sammu edasi. Teda huvitab astroloogia, kirjutab raamatut Mees ja naine. Theo hobideks on naised ja viin. Öösiti näeb Theo kummalisi unenägusid, millest meeldib teistelegi pajatada. Arhitekt Maurer, praktiline meesterahvas, kes on abielus punapäise sekretäriga. Maurer teab nii mõndagi geoloogiast, demograafiast ja muidugi ka uuematest arengutest arhitektuuris. Arhitekt Maurer kardab klaasuksi. Meestejuuksur August Kask. August on teravapilguline inimeste vaatleja, ise hakanud maailmaparandaja. Ebausklik August on elupõline poissmees. Me oleme kaamerate ja mikrofonideta jõudnud selle täiesti tavalise paneelmaja, täiesti tavalise korteri, täiesti tavalise ukse taha. Nendes ruumides siinsamas peaks elama meestejuuksur August Kask. Lähme vaatame. Me peame olema siin väga vaikselt, sest me keegi ei taha ju häirida kõiki neid väljamõeldud tegelasi. Aga siinsamas ongi August Kask. Ta vaatab oma pikksilmaga kõikidesse nendesse akendesse. Ta jälgib salaja teisi inimesi. Kuidas mõista Augustit? Kõigepealt soovitaksin mõelda bioloogilistele tunnustele. Missugune on tema välimus? Pikkus, kehahoiak, nahavärv, žestid. Aga mitte ainult. Me võiksime ka mõelda, missugune on tema päritolu, mida saame teada tema mineviku kohta. Aga mitte ainult. Missugused on temaga seotud tegevused, millega ta on tegelenud, millega ta tegeleb ja missugused on näiteks tema hobid. Vahel on kunstil võime muuta meie arusaama tegelikkusest, meie elust. Võite näiteks mõelda, kuidas te unistate näiteks kellegagi suudlemisest. Mida te ette kujutate? Ilmselt vaatate end kõrvalt, asetate kaamera pisut enda ja kaaslase peast kõrgemale. Te olete õppinud unistama, vaadates Hollywoodi filme. Mustamäe poleks meie jaoks seesama, kui 1979. aastal poleks ilmunud kirjaniku Mati Undi romaani Sügispall, mida peetakse nii modernismi kui ka postmodernismi klassikaks. Korduvalt on väidetud, et enne Undi romaani polnud eestlased Mustamäed teadvustanud või et alles Undi romaan tõi Mustamäe kui isikliku mõõtmega koha meie kultuurilisse eneseteadusesse. Unt andis Mustamäele näo, olemuse ja nime. Kui filmis näeme kohe, missugune tegelane välja näeb, siis kirjandusteoses tuleb lugejal enamasti panustada ise oma kujutlusvõimega. Näiteks Sügispallis saame täpsemalt teada vaid Eero ja Maureri naise välimuse kohta. Siinsamas seisab šveitser Theo. Kes ta on? Lisaks bioloogilistele tunnustele tuleks kindlasti jälgida ka psühholoogilisi aspekte. Missugused on Theo iseloomujooned?
mõttemaailm, millest ja kuidas ta mõtleb. On ta näiteks introvertne, enesekeskne või üllas, elav või tagasihoidlik? Kuidas me seda kõike teame? Theo on maganud vähemalt 235 naisega. Aga miks? Millest ta teiste inimestega räägib? Romaani tegelaste puhul on alati tarvis jälgida, kas tegelane muutub või mitte. On ta sügav või lame tegelane? Missugused on Theoga seotud kõige olulisemad sündmused? Kuidas Theo neis olukordades käitub? Soovitan alati üles otsida kõige olulisemad kohad raamatust ja kirjutada need välja. Haarav tegelaskuju, nagu ka kõik meie peategelased, jääb alati mingil määral mõistatuseks. Hea kirjanik ei püüagi tegelasi detailideni avada, see oleks ju karuteene meile kui lugejatele. Sest just lugeja paneb varasematele kogemustele toetudes karakteri kokku. Võib-olla meenutab luuletaja Eero või šveitser Theo kangesti teie naabrimeest, tädipoega või mõnd tõsielustaari. Võib-olla kohtate esimest korda sõnaga šveitser ja teile seostub see väikese heaoluriigiga Alpides. Sel juhul armastab Theo ju šokolaadi ja juustu ning jääb vaidlustes alati neutraalseks. Kogu meie elukogemus rikastab lugemist, aga tõeline hookuspookus peitub vastupidises. Nagu öeldud, õpime me lugedes unistama, fantaseerima ja teise pilguga vaatama ka päris elu meie ümber. Sellest hetkest, kui šveitser Theo ilmub meie silme ette naabrimehe näoga, ei suuda me enam ka head naabrimeest endise pilguga vaadata. Seni ei teadnud me temast õieti ju midagi, nüüd on ta meie jaoks palju rikkam, vähemalt 235 armukese poolest. Sügispall algab reaga midagi pidi ju juhtuma. Aga mis romaanis juhtub? Peaaegu mitte midagi, nagu siin Mustamäel ikka. August Kask leiab jope ja sureb. Theo ja Maurer lähevad kaklema. Peeter helistab, Eero ja Laura abielluvad. Olulisem kohal on küsimus, missugused on sügispalli tegelased. Mati Undi tegelased on mitmetahulised, kuid staatilised. Nad ei arene raamatu vältel. Tegelased on pidetud justkui siia maailma heidetud. Peatükid on üles ehitatud eri tegelastele pühendatud stseenidest, mis vahelduvad kindlas rütmis. Teose fragmentaarsus annab aimu 1970. aastate Eesti ühiskonnast. Tegelaste tundmaõppimiseks tuleks kindlasti vaadelda ka nende sotsiaalseid tunnuseid. Näiteks siinsamas minu kõrval magab üksipäini Laura. Õige pea võtab minu koha rahvakirjanik Eero. Kohe selles seina taga elab aga üksildane poeg Peeter, kes just praegu helistab põhivõõrastele inimestele. Kellega ja kuidas Laura ning Peeter suhtlevad? Milline on nende sotsiaalne positsioon? Ohoo! Hallo, tere päevast! Tere, ma olen Peeter. Tere, Peeter! Mis on see, mis läheb seda suuremaks, mida rohkem temast ära võetaks? Ah soo, ma arvan, et see on üksindus. Ei, see on auk. Auk, okei. Siin hallis elukeskkonnas tuleb inimestel ikkagi hakkama saada. Olgugi, et elame sellistes kastides, tahame kõik ju armastada, tunda lähedust. On see kast aga kodu või lihtsalt korter? Kuidas selline keskkond mõjutab inimeste saatusi, nende isiksust ja iseloomu? Missugused konfliktid ja katsumused inimesi neis suletud ruumides tabavad? Kas Mustamäe muudab inimest? Tänane videoõps vaatleb 6 Mustamäe elaniku sisemaailma. Aga kuidas on need 6 peategelast omavahel seotud? Millised on tegelaste vahelised suhted? Kas siin Mustamäe köögis on veel maad lähedusele? Mustamäe kangelaste üksikud omavahelised kokkupuuted on juhuslikku laadi. Eero satub eksikombel Laura korterisse ja lõpuks abiellub temaga. Laura poeg Peeter helistab Theole, kes omakorda flirdib Maureri naisega. August leiab Theo jope, Laura hoiatab Augustit auto eest. Need olid lood kuulsatest Mustamäe elanikest.
sügispall on stseenid linnaelust, mille keskmes on 6 tegelast, kes puutuvad üksteisega vaid juhuslikult kokku ega tunne üksteist. Mis need kõik ühendab? Lõpuks viib autor Mati Unt tegelased hetkeks ristteel kokku. August Kask hukkub traagiliselt autoõnnetuses. Lõpuks tuleb meil kõigil küsida, mis rolli tegelased mängivad, kuidas on nad seotud tervikuga, Mustamäega. Teisisõnu, tegelasi ei ole mõtet analüüsida jälgimata teose poeetikat, fragmentaarsust, võõritavaid teaduslikke vahepalasid. Mida need Mustamäe kangelased meile ikkagi ütlevad? Härra Maurer! Härra Maurer! Tervist! Tervist! Oi, Susi. Ma olen tahtnud teilt ammu ilma pärida. Kas te olete õnnelik inimene? Õnn on võimalus teha meeldivat tööd, olla armastatud ja armastada, olla kasulik oma rahvale ja kogu inimkonnale. Mida võiksime sellest loost õppida? Esiteks, Mati Undi sügispalli peetakse nii modernismi kui ka postmodernismi klassikaks, mis tõi Mustamäe eestlaste kultuurilisse eneseteadvusesse. Teiseks, tegelaste analüüsimisel tuleks vaadelda nii bioloogilisi, psühholoogilisi kui ka sotsiaalseid aspekte. Kolmandaks, tegelaste analüüsimisel tuleks jälgida ka tegelaste vahelisi suhteid, tegelaste arengut, uurida lähedalt teksti ennast ja selle poeetikat. Ja neljandaks, karakter on isemoodi mõistatus, mille lahendab iga lugeja vastavalt enda kujutlusvõimele ja varasemale kogemusele. Kui te soovite geniaalse Mati Undi kohta rohkem teada, tasub tulla siiasamasse Kadriorgu Mati Undi muuseumisse. Video õpetamiseni.